No nii, täna on natukene hilisem trenn, kui on olnud viimased päevad, aga siin me oleme. Suhteliselt jahe on, nii jahe lausa, et tuleb dresse peal hoida, soojendustressid. Võib-olla trenni lõpus on piisavalt juba keha soe, et juba siis pumpa ka vaadata, aga seda vaatame jooksvalt, seega teeme ülakeha trenni ja loodame, et hakkab soojem. Mõtlesin, et poputan ennast kergelt prepi puhul ja panen kavasse tagasi enda absoluutse lemmiku seljaharjutuse. Ühe käega hantliga sõudmised. Oi, kus ma olen neid igatsenud. Aga varem tegin 40 kilostega, isegi 46-stega kunagi tegin seda ühe käel. Ja nüüd on 30 kilo praegu käes. Vaatame, kas pärast tuleb raskust juurde tõsta. Ma loodan, et me saame raskust juurde, aga ma kardan, et täna jääb jõudu väheseks. Sa ei pea käte vahel puhkama 2 või 3 minutit. Ja samamoodi sa ei pea puhkama seeriate vahel 2-3 minutit. Sellepärast, et kui sa teed ühe käega ära, siis su teine käsi puhkab samal ajal. Tavaliselt seeria võiks võtta aega kuskil minut ja siis 1 minut puhkepausi seeriate vahel, käte seeriate vahel on täiesti piisav, et teine pool saaks ka piisavalt puhata. Et siis teed tööseeria, puhkad, seeria, puhkad ja siis alles teise sama käega uuesti. See on 3 minutit vähemalt. Nüüd siis on piitsa aeg. Kui sinu eesmärk on ka endale suurem biitseps saada, siis kindel asi, mida pead jälgima alati piitsa treenimisel on see, et su küünarnukk ja õlg on kogu aeg ühel joonel ja lähevad otse maa suunda. Et sa ei hakkaks tõmbama oma küünarnukki kuidagi siia ettepoole. Trenn on tehtud. Kardiot on veel jäänud 15 minutit. Mis praegu teeme? Teeme aega parajaks. Mul on siin ees seadeldis, tahvelarvuti ja tegeleme coachinguga. Samas on siin vaja teha järgmiseks nädalaks ettevalmistus, mis on siis peak week test number 1. Loomulikult ma testin ära ka enne, kui ma hakkan midagi tegema, sest et ma pole varem teinud seda. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Praegu on vaja kindlat toitumiskava selle jaoks teha, et kõik oleks täiuslik, ajastamine, kõik väga oluline. Nii et ma ei tea, võib-olla keegi treener vaatab seda ja mõtleb, mis jama ta ajab. Aga vähemalt mina olen praegu nii otsustanud, mina lähen nii, ma proovin, ma vaatan, mis see endast toob. Ja siis mul on vähemalt andmeid, et juba pärast uuesti proovida. Trennid on tehtud, nüüd tuleb teha piiknädalaks mõned sisseostud. Esiteks alustame, otsime üles Cream of Rice'i, mingi hea uue maitse. Ma täna esimest korda proovisin, suht hea oli, mulle meeldis. Siis meil tuleb otsida üles beta-alaniin, tsitruliin ja vaatame äkki mingeid lisandeid ostame veel juurde. Et siis oleks edukas nädal, oleks te valmis, saame katsetada, proovida, kas siis võtta kuni lõpuni välja, et oleks siis olemas. Nii et kohe praegu lähme poodi,
spordilisandite poodi, käime veel Selveris ka läbi. Vaatame, mis seal on. Natukene tuleb samme koguda, sest et täna on suhteliselt vähe liikuv päev ja samme on tegelikult päris vähe kogunenud praegu hetkel. Nii et lähme samme koguma ja liikuma. Aga ma olen ka inimene, mul on ka köök korrast ära, seega nüüd teeme köögi korda selle jaoks, et oleks lihtsam ja mugavam toidu valmistamisega tegeleda. Ning mina väga soovitan alati enne, kui sa hakkad süüa tegema, tee omal kõik korda, tee endale ruumi, et sul oleks kus toitu valmistada ning siis on su protsess palju lihtsam ka. Ja pärast on vähem asju, mida pesta. Mina isiklikult naudingi kõige rohkem toidu valmistamist siis, kui ma panen mingi video taustale või kui ma näiteks hoopis mingi muusika, mis mulle meeldib. Et ma muudan selle protsessi alati enda jaoks hästi meeldivaks ja mugavaks, et ta ei oleks väga üksluine. No nii, praegu on siis aeg nii kaugele, et teeme ühe kiire snäki, mustikad ja maasikad. Sügav külmutatud, nagu ikka. Ja siis siin on meil arvuti, kus on Exceli tabel ja kalkulaator lahti, et siis juba arvutada välja uue nädala toidukogused, mis me peame valmistama. Ja uus nädal, nii nagu juba on räägitud, on siis Peak Week test. Katsetame, kuidas näeb välja reaalselt vee väljaviimine ning kui hästi see mul välja tuleb enda plaani järgi. Ja sealt me saame siis infot piisavalt, et edasi töötada. Põhimõtteliselt praegu tahtsin juba hakata vöökükke tegema, siis ma mõtlesin, et jalapäev ikka vöökükk ju. Tegelikult on üks harjutus veel enne, selleks on siis jalakokkumasin. Täna on niisugune huvitav trenn tegelikult, kuna lisaks on tulnud uued toidulisandid. Hakkasin võtma nüüd sitruliini, proovime. Enne võistlused tuleb lihtsalt harjutada sellega, sest et võistlustel on seda tarvis, et parem hüppa saada lavale. Ma olen suga täiesti aus. Kui sa siin sellel masinal, jalad kokku masinal, ei kasuta number 1 jalgade laiuse jaoks, siis ükskõik mis raskust sa siia peale ei pane. See ei ole mitte midagi, sest et sa teed pooliku liikumisulatusega. Seega, arenda enda liikumisulatust algul masina peal ja alles siis mine suurema raskuse peale. Ja ma luban sulle, sa saab palju paremad jalalihased tänu sellele. Vot nüüd on aeg teha vöökükki. Seega teeme juba nüüd siis teise tööseeria. Esimene läks päris sujuvalt. Saan kuidagi jõudu jälle palju imelikul kombel.